et mitte mingit muutust. Null muutust. Nagu ma järjest rohkem vaatan Tallinnas, et kõik see, mis toimub ühistranspordiga, munitsipaalkorteritega, mida on tuhandeid, siis igasugused need savisaarlikud, populistlikud pensionäridele, mingid sünnipäevatoetused ja mingid sellised asjad, see kõik jätkub ja see kõik laieneb ja see kasvab. No täpselt, ega ma tundubki, et linna juhib ju ikkagi volikogu esimees tänasel päeval. Tere taas, head kuulajad, vaatajad ja parempoolsed Taskuraadio. Mis toimub, on teie ees. Tänase saate eel olime väga suured ja lemma ees. Tegelikult meil on stuudios uus mees. No ilmselt te juba teate teda, aga siiski tuleb teda eraldi tutvustada. Andes Kaarman ja Siim Valmar Kiisler kindlasti juba vana tegija oli ja Tõnis Konsile andsime täna sellest saatest natukene puhkust, aga ta tuleb tagasi, olge kindlad, et selles ei ole küll midagi lahti. Aga saate eel oli väike dilemma selle eest, et kumb istub paremal, kumb vasakul pool, et Andres siin uue mehena tahtis ikkagi, võtta siis minust vasakule, aga Siimu paremale käele. Saite oma vahel ikka kenasti hakkama. Jah, see oli nali. Eks meil ikka on, et Siimu teatakse ju sellise mõistliku ja konservatiivse mehena, et ta võib nagu vasakul istuda küll, et ma olen teinekord selline parem äärmuslik. Aga... Ega see ei tähenda, et juhatuses oleks nagu nii-öelda pooled ära jagatud, kes parem ja kes vasakpoolsem on. Ma arvan, et nagu iga erakond, ega me ei ole ju nii monoliitsed, et eks selliseid erinevusi ikka on, aga selgroog peab olema üks. Selge, aga millest täna juttu teeme, aga kindlasti üks väga põnev teema saab olema Riigikogu juhatuse valimised ja siin kindlasti siseinfot kannab meile ette juba Siim ise, aga sellest mõne aja pärast loomulikult räägime sellest, mis toimub Eesti hariduses, kuna meil on siin olemas ju väga suurepärane spetsialist, kes teab sellest vägagi põhjalikult ja on selles süsteemis töötanud ikkagi aastaid. Aga loomulikult räägime ka Tallinnast, mis toimub seal, sellepärast, et tundub, et seal minnakse tagasi ikkagi Savisaare aegsesse poliitikasse ja just need samad poliitilised ametikohad, mida nüüd siis üle Tallinna on välja jaotatud seal peaaegu üle 30 ja ikkagi selle nimel, et rasvane kõhutäis oleks sellel tublil poliitikul saada. Aga teemasid on veel, räägime kindlasti EKRE-st, räägime kindlasti sellest, et mis Eesti riigis just praegusel hetkel ka toimub ja mis on aktuaalne. Võib-olla vaatame ka selle peale, mida arvatakse siis selles meie seltskonnas, selles, kuidas Eesti on suhtunud sellesse samasse drooni ohtu, mida meid siin on varitsenud juba päris mitmel korral ja siin viimasel korral päris tõsiselt. Aga alustame ja võib-olla läheks ikkagi kõigepealt Tallinna teemade juurde. Alustame Tallinna teemadest sellepärast, et see siin, mis siin mõni aeg tagasi välja tuli, et tegelikult see oht nagu oli isegi juba üleval, sellest nagu räägiti, aga nüüd hakati siis välja tooma juba konkreetseid nimesid ja need inimesed ka siis sinna kinnitati. Uus linnavalitsus on siis asunud poliitiliselt täitma neid ametikohti, ütleme siis erinevate äriühingute nõukogus. Tallinnas neid on kuskil seal 10 juures, aga need on seal päris magusad. Ja kui ma toon siin välja nimed, kes sinna on siis paika saanud, Ester Tuiksoo. Andke mulle sõbrad andeks, aga tegelikult juba natukene unustuse õlma vajunud poliitik. Aga näed, sai koha ilusti olemas Enno Tamm, ka tubli keskerakondlane kunagi juhtinud Tallinna linnatranspordi aktsiaseltsi, siis oli ta eelmise nimega ja mõlemad on ka seal olnud kriminaalkahtlustustega erinevates kohtumenetlustes sees ja minust Ester Tuiksoo siin, kui ma praegu kiiresti tal vist kehtivat karistust ei tohiks. Vist ei ole. Ta ei küll kohtus süüd, aga see vist on aegunud. Vist on aegunud, jah. Igal juhul oli tal korruptsiooni süüdistus ja süüdimõistmine. Oli küll, jah. Ja vana ja kardinal Keskerakonnast Kalle Klandorf, tema peab olema nendes nõukogudes. Aga siis tulevad tublid Riigikogu liikmed, Andrei Korobeinik, Urmas Reinsalu ja Tallinna Vees. Tallinna Vesi on kindlasti selline ettevõte, mis toodab väga head kasumit Tallinna linnale. Ja seal, kui sa ikka juhatuses oled, siis ilmselt kukub sinna kanat. Nõukogus, jah. Nõukogus oled. Lauri Laats, Riigikogu liige, Jaanus Karilaid, Tallinna linna kuskil äriühingusse ka paika saanud. Siin me alustame sinust, sest oled natukene asjaga täpsemalt kursis, et kas siis, ütleme sellel hetkel, kui see volikogus ka nii-öelda üles kerkis ja need inimesed seal kinnitati, siis ei tekkinud küsimust, et mida te teete, sõbrad, et kuhu te jõudnud olete? Ma tean, et kerkis ja ma tean, et te küsisite ka seda.
volikogu otsustada ei saa üldse selles küsimuses. No see on tegelikult, see ei ole volikogu pädevus, õige on. Linnavalitsus paikapanek, tõsi, volikogus kinnitas Peeter Raudsepp, Isamaa poolt delegeeritud linnapea, et neid on nüüd vähem, neid poliitilisi nõukogude liikmeid seal kui varem. Ei, vabandust, ta ütles, et sama palju on. Mõne natukene vähem, et vist pidi olema natuke vähem, 7 võrra vähem. Aga see ei ole tõsi selles mõttes, et kui Reformierakond lahkus koalitsioonist, siis need Reformierakonna liikmed arvati juba nõukogudest enne välja ja olukorras, kus oli selle 3 erakonna valitsus ja siis nüüd tuli Keskerakonna Isamaa valitsus, sellega võrreldes nad jälle kasvatasid tagasi selle poliitiliste nõukogu liikmete arvu. Mina ei väida kindlasti, et poliitilisi nõukogu liikmed ei peaks olema, et nad on vajalikud, nad peavad seda, kui see linnale kuuluv äriühing või vallale kuuluv äriühing, eks sul täidab sellist selget nagu ka maailmavaatelist ülesannet, nagu poliitilist ülesannet, öeldakse, et kohalikul tasemel ei ole parteipoliitikat, on ikka ka maailmavaatelised valikud. Ja iseendast ei ole midagi taunitavat selles, et seal nagu mõned need poliitikud ka on, kes seda hoiavad nii-öelda nende seisukohast õige joone peal neid otsuseid, mis seal tehakse. Aga see, mis toimub, Jaanus Karilaid tuuakse, eks ole, Haapsalu poliitik topitakse Tallinna äriühingu nõukogusse. Ma ütlen otse, siin saab olla 2 eesmärki. Üks, et lihtsalt otsustati mingi teene eest nagu niimoodi moraalset ja ka materiaalset hüvitist anda Karilaiule ja teine, et ma nüüd kindlasti ei saa seda kuidagi kinnitada, eks ole, et siin keegi ärge mind kuhugi kaevake ega vaidlustage, aga on olukordi, kus mõni poliitik, nüüd konkreetselt, jätame siis konkreetselt isikut kõrval, määratakse kuhugi sellisele rahaliselt täiendavat sissetulekut toovale ametikohale ja siis see inimene miskipärast annetab ka samas suurusjärgus summasid erakonnale. Ka selline asi on võimalik. Mina ei väida, et see on nüüd konkreetsete poliitikute puhul niiviisi, aga huvitav on kindlasti vaadata pärast neid erakondade aruandeid, et kas mõne sellise inimese, kes on sinna, kellel on muidu korralik sissetulek, et me ei saa ju öelda, et mõnel seal Riigikogu liikmel, et tänane sissetulek nagu liiga väike oleks, aga võib-olla tema soov erakonnale annetada kasvab pärast seda, kui ta mõnes sellises nõukogus on. Et selle peale nagu... See on huvitav, seda tuleks jälgida. Aga ma ei saa seda loomulikult mitte ühegi inimese puhul konkreetselt nagu öelda, eks ole, aga see võib nii olla, see võib mitte nii olla. No eks kuulajal vaatan selge, kas sa tead öelda ka, millistest summadest me räägime siis täna praegu, sest et ütleme, võtaks ka Tallinna Vesi või midagi sellist, et seal ju ikkagi on, kas seal on nii-öelda... Tallinna Vees võib olla, ma ei oska öelda, Tallinna Vees võivad olla need tasud kõrgemad, et üldiselt on nõukogu esimees 1000 ja kuskil nagu sellised suurusjärgud eurot kuus, et ei ole väiksed rahad. Aga ikkagi sellised poliitikud nagu Ester Tuiksoo, ma ei tea, andke mulle andeks, anna Ester andeks, aga ma ei ole temast midagi pikalt kuulnud, Enno Tammest veel vähem, et kuskilt on leitud nagu ka mingisugused sellised vanad tegijad üles, et ka ilmselt ka mingite teenete eest, et kontrolli seda asja ja sealt natuke midagi siis nii-öelda tiksub. Jah, ma olen selles mõttes nagu Siimuga igatepidi nõus, et ühegi inimese nagu erakondlik kuuluvus või mittekuuluvus ei peaks olema takistuseks, kui ta on nagu vastav ala nagu spetsialist. Ja mis on salata, et kui meil toimuvad kohaliku omavalitsuse valimised, erakonnad kandideerivad, keegi moodustab valitsuse, siis nii otseselt kui ka kaudses mõttes need samad erakonnad võtavad ka tegelikult ju nii-öelda linna juhtimise eest nagu vastutusena. Ja kui linnal on kas siis sihtasutused või mingid äriühingud, siis on nagu loomulik, et nad nagu teaksid, mis seal nagu toimub, mis seal kaasa rääkida. Aga see on jah selline nii-öelda poliitilise hügieeni küsimus ikkagi, et keda sa paned siis seda, kas siis linnavalitsust või volikogu nii-öelda linna äriühingus esindama, et mina Sauel olen ka
mõne sihtasutuse nõukogu liige, mille eest tasu ei maksta ja ka tegelikult ühe valla äriühingu. No seda nõuab seadus lausa, et peab olema ju keegi. Jah, eks see on nagu vallavalitsuse nagu otsustada, on ju, aga kui meil on äriühing, mis tegeleb seal, ma ei tea, hariduse ja muude haldamist ja muude asjadega, on ju, siis meil ka opositsioon küsib, et kas vallavalitsuse liige, ma ei tea, vastava valdkonna eest vastutab abivallavanem, et kui ta nüüd kuulub kuskil äriühingu nõukogusse, et seal on mingi huvide konflikte. Mul ei ole ühtegi isiklikku huvi seal selles mõttes, et minu huvi on nagu vallavalitsuse liikmena see, et see ühing nagu toimiks, seal oleks kõik läbipaistev, seaduslik, on ju, et ma selles mõttes ei näe probleemi. Aga Tallinnas tõesti, et kui sa vaatad neid nimesid, seal pigem on ta nagu väga selline toiduahela lõhnagana. Et see suur pilt on ikkagi see, et tuletame meelde, et mida Isamaa erakond lubas valimistel. Muutus algab Tallinnast. Isamaa lubas suuri muutusi. Ja, et sa seda ikka meelde tuletad. Suuri muutusi ja nüüd see nõukogud on nagu hea näide sellest, et kas oleks midagi teistmoodi, kui oleks Isamaad, seal oleks lihtsalt Keskerakond, nii nagu varem. Kas oleks midagi teistmoodi? Nimed oleks teised. Õigus, kuigi ka näiteks see tubli Haapsalu poliitik Karilaid oli omal ajal Keskerakonnas, oli ka võib-olla mõnes Tallinna äriühingu nõukogus, et ega see isegi mõned nimed on samad naljakal kombel, nüüd on lihtsalt Isamaa ridadesse läinud Keskerakonna ridadest. Aga see ei ole ainult see küsimus, et kõik, nagu ma järjest rohkem vaatan Tallinnas, et kõik see, mis toimub ühistranspordiga, munitsipaalkorteritega, mida on tuhandeid, siis igasugused need savisaarlikud, populistlikud pensionäridele, mingid sünnipäevatoetused ja mingid sellised asjad, see kõik jätkub ja see kõik laieneb ja see kasvab. Et mitte mingit muutust. Null muutust. Et tegelikult ei oleks midagi teistmoodi, kui Isamaad ei oleks selles, oleks Keskerakond võitud. No täpselt, ega ma tundubki, et linna juhib ju ikkagi volikogu esimest tänasel päeval. Rohkem, nagu see käekiri on selline just. No vähemalt jah, see valitsemisstiil on keskerakondlik. Jah, no täpselt, et selles ma silmas pidasingi. Aga veel üks küsimus ikkagi siis sama selle nende voli või vabandust äriühingute juurde, et mis sinu praktika näitab, kas ütleme selles pikas perioodis, kui sa oled poliitikas olnud, on olnud ka reaalselt, sa oled kas ise kuulnud või tõdenud seda, et on mingisugust tagasisidet tulnud kuskilt äriühingu nõukogust, et tõepoolest, et vaata näed, et meil oli selline teema, äkki me peaksime mingisugusel moel oma, ütleme, erakonna sees selle läbi arutama või milliselt või kuidas me sellesse suhtume. Ehk siis tegelikult tahaksin nagu leida ikkagi rakendus sellele samale poliitikule, mitte ainult raha see ei oleks, aga kas on olnud sellist tagasisidet, et tõepoolest on toodud mingisugune teema lauda, et otsustame ja vaatame selle asja ikkagi koos läbi, mitte me, et seal nõukogus niimoodi hääletan või ei hääleta. No esmajärjekorras on ta olnud niimoodi, et kui näiteks riigi äriühingu nõukogus on olnud tugev poliitik, siis ta on olnud selles mõttes teinud koostööd valitsuse ja selle ministriga, kes siis selle äriühingu nagu valdkonna eest vastutab. Ja sama nagu kohalikul tasemel, et kui Tallinna ideaalis, ma kirjutan, kuidas see nagu ideaalis on see, eks ole, Tallinna linnavalitsus määrab selle poliitiku näiteks ühe keskerakondlase, ühe isamaalase sinna äriühingu nõukogusse, siis nad viivad oma linnavalitsuse liikmetele, kes on nende erakonnas, selle info edasi, mis seal sees toimub ja nad arutavad koos läbi ja teistpidi nad viivad ka selle poliitilise tahte sinna äriühingu nõukogu koosolekule, ütleb, et kui meie minister või meie abilinnapea ei toeta sellist, et me peame seda suhtumist muutma, peame neid otsuseid muutma siin, eks. Et see on see ideaalne, kus on tõesti kasu sellest, et see poliitik seal on. Et mitte see kasu, et keegi saab kuskil natuke raha aga kui me neid nimesid vaatame, siis kahjuks teid on seal, mõned on, aga suuresti on seal sellised toiduahel, nagu sa ütled. Praktikas. Ja ma tahtsin ka seda lisada, võib-olla ühe nagu ääremärkusena, et kui me näiteks Sauel nii-öelda mehitame neid kuskil nõukogu liikmeid, et siin Karilaid on mitu korda läbi käinud, et kui me oleks pannud näiteks, ma ei tea,
Saue mingi äriühingu nõukokku Ilmar Raagi öeldud, ta on jube tore ja lahe tegelane ja noh, Tallinna ühistranspordi, umbes... linnatranspordi nõukogusse läinud. Ei, ma mõtlen isegi mitte teile, et noh, ütleme, Haapsalust toodi Tallinnasse, aga kui me oleks nagu Tallinnast toonud Sauele nõukokku, et ta on nagu väga, noh, ma arvan, et meid oleks seal nagu ära söödud, aga seal kehitatakse õlgu. Aga see, et noh, ütleme inimesed, kes noh, ma isegi ütleks nii, et poliitikud, aga kes ikkagi nii-öelda teostavad poliitilist võimu, teevad otsuseid nõukogudes, noh, minu arust on väga praktilisi näiteid, näiteks, et suur kommunaalettevõte plaanib mingit piirkonda, näiteks, ma ei tea, teeme ühisveevärgi ja kanalisatsiooni mingid suured investeeringud, võib-olla ületavad 10 miljonitesse, noh, siis ei saa üle ega ümber tegelikult nagu volikogust, on ju. Ja kui sealt ütleme nagu poliitilist kanalit pidi ikkagi läheb see teadmine, noh, miks seda on vaja, kas see on mõistlik, teiselt poolt tuleb sulle nõukogusse see, et noh, vabandust, meie eelarvestrateegiad, muud asjad nagu ei kanna välja, et noh, see suhtlus on tegelikult väga oluline, noh. Et noh, vältida ka ütleme selliseid lahkelisid, et noh, nii-öelda täiesti. Ka see, et ärge poliitiliselt pange meile seda kohustust, et eelarve ei ja, või siis vastupidi, et nõukogu, või siis ütleme see äriühing või nõukogu hakkab ajama nii-öelda omaniku tahtest täiesti nagu vastupidist poliitikat, et siis noh. Aga nähes seda ja teades seda, et Riigikogu valimised on tulemas, siis tegelikult ka meie Eesti poliitilised parteid ju tegelikult koondavad ridu ja nädal tagasi siin olid päris mitmed tugevad jõud koos. Ma usun, et eriti hinge kinni pidades jälgiti parempoolsete poole pealt, mis toimub Eesti 200-ga, sest et seal oli ikkagi erakorraline üldkogu, kus oli plaanis ka uus esimees valida, olid koos ka sotsiaaldemokraadid üldkogu tasemel ja oli siis ka koos Isamaa, aga tema formaalselt natuke teises volikogu tasemel. No kui võtta seda kõike siis kokku, ütleme, hakata nüüd üldistama, et noh, kõigepealt võib-olla tahaks ikkagi Eesti 200-st lahti arutada selle teema, sest et esimehe valimised olid, Kristina Kallas uuesti esimeheks valiti, konkurentsi seal natukene nagu oli, aga noh, praktiliselt mitte midagi, pigem oli see konkurents sinna juhatusse. Tuli ta välja oma sõnumitega, ei olnud juttugi sellest, et oleks nagu erakond hukule määratud. Siin poliitilised eksperdid on väitnud, et ei maksa veel Eesti 200 maha kanda, meil on kõik võimalused olemas. Ma ei tea, kust need võimalused tulevad. Näed sa siin mingeid võimalusi või millise mulje sulle just see Eesti 200 noh, ütleme, sõnum pärast seda üldkogu jättis? Ja ega vaatasin neid intervjuusid ka, mis Kristina Kallas pärast seda üldkogu andis ja no ega tal ei ole kerge, tal on väga raske, et ajakirjanikud kogu aeg tulevad ründavad, noh, mis te siin üldse ja kas te üldse ellu jääte, et tal ongi keeruline, aga no selles mõttes oli see nende üldkogu ju läbikukkumine, et nad teid selle varasemaks, tahtsid saada sellest nagu uut juhtimist, uut hingamist, aga seda sealt ju ei tulnud. Ei tulnud sealt. Pigem läks osa tegijaid üldse ei kandideerinud juhatusse, mis on ka märk, et päris mitu uut nägu minu meelest. Irja Lutsar ei kandideerinud enam, Jašin ei kandideerinud, Liisa Pakosta ei kandideerinud. Jašini eemale jäämine on muidugi üllatu. See on nagu märgiline, et inimesed ka, kes on väljendanud oma usku, nagu tugevat usku, et see erakond läheb edasi, et Jašini näide on nagu väga minust märgiline näide, et kui tema ei kandideeri, kui sa ikka ei kandideeri juhatusse, eks ole, et noh, see nagu midagi räägib, et sa ei taha siis osaleda. Nagu Terras samamoodi. Jah, et sa siis ei taha enam osaleda selle erakonna nagu aktiivses juhtimises, et mis see põhjus on, et minust seda võiks avalikus küsida nendelt inimestelt, et miks ta ei kandideerinud, ja no esimehe kohale ei olnud ühtegi uut mõtet, et läheb sama esimehega edasi, samamoodi edasi, et selles mõttes nagu seda värskendust ei tulnud, mida nad lootsid ja muidugi väga vähe inimesi kohal seal, kui ma nüüd eksin, kas 58 häält või millega valiti Kristina Kallas. Suurusjärk vist oli jah. Oli, ega noh, see on nagu ma isegi ei tea, kas neil on ka elektrooniline hääletus? Ei, nendel ei ole, nendel on koha peal. Koha peal oli, jah. Ja ta kommenteeris ka, et nad kaalusid elektroonilise hääletus, aga neil ei ole, noh, nagu te ei ole seda kunagi kasutanud, et koha peal tulek elektroonilist hääletamisviisi kasutab Eestis 2 erakonda, parempoolsed ja Reformierakond, teistel on koha peal tulek. Aga sellest võib-olla räägime veel pärast pikemalt, et kui me EKRE-st räägime, et see on huvitav teema, aga
aga jah, et pärast siis, kui küsiti Kristina Kallaselt, et mis on siis need sõnumid, millega te valimistele läheme, siis Kristina Kallas ütles esimese asjana, et Euroopa Liit peab tugevam olema. Ja ma mõtlesin, et kuidas sa nüüd selle, no ilus sõnum, ma ei ütle nagu midagi, et kas see on tõesti see sõnum, millega sa loodad ilus sõnum, aga täiesti tühi sõnum. Ei no, ja see ongi vaja, aga kasvatada, kas sa sellega kasvatad oma toetuse, siis rääkis veel seal liberalismist, muidugi nii, ka niimoodi ebamääraselt. Ja siis puhtamast energiast veel. Ja siis ma mõtlesin, kas nüüd nende sõnumitega on võimalik erakonna toetust kasvatada 2%-lt 5%, minust ei ole. No minust ei ole. Et ma isegi ütleks, et kui neil oleksid väga head sõnumid, isegi sel juhul on ikka üsna lootusetu. Aga kui sul isegi nagu sõnumeid ei ole, millega nagu inimesi kõnetada päriselt, siis... Mul jäi ka kõrva see, et ta ütles, et Eesti 200 on nagu hariduserakond, aga vaadates täna seda segadust, seda rahulolematust hariduspõllul umbes nii, et siis ei ole mingit pidi usutav, et keegi kuidagi nagu võtaks neid enam tõsiselt. No vahetult enne üldkogu andis ju Riigikogu liide Ando Kiviberg ka sellise nagu vihje, et seal peaks hakkama kindlasti midagi nagu muutma, ehk ei tea, kas ikkagi on õige selle erakonnaga, kui otse öelda, edasi minna. Juba selliseid väikseid vihjeid seespoolt tuleb. Ma olen üritanud ka seal teatud poliitikutega sellest ringkonnast rääkida, aga ega sealt keegi nagu midagi nagu nii-öelda ka eravestlustest välja ei ütle, et ilmselt oodatakse mingisugust õiget aega, mul siuke tunne. See Kivibergi ütlus avalikult, et võib-olla ei peakski valimistele minema. See on selline mats erakonna mainele. Täpselt, seda hakati kohe lappima. Kõik konkureidid lihtsalt mõnulesid seda lugedes, et kõigil läks tuju heaks, aga minu arust Ando on ka päris kaua nagu ikkagi poliitikaga kokku puhtunud inimene, et ma ei tea, miks ta see on nagu selline nagu sabotaaž ühe erakonna suhtes selliseid asju välja ütlema minna, et see sööb usaldust erakonna vastu kõige rohkem just. Aga võtame teise erakonna, sotsiaaldemokraadid. Lauri Läänemets ka tegelikult uhkes üksinduses taas defileeris seal, ei olnud seal midagi suurt vastu panna kellegil, ega erakond iseenesest on oluliselt tugevam kui Eesti 200. Seda ohtu, et nüüd keegi pildilt ära kaoks, ei ole, aga võitlust ei ole kuidagi. Küll ta tuleb, et eks Siim nagu on oluliselt nagu selline vanem ja kogenud poliitika, aga Riigikogu valimised lähenevad, need päevad nagu tiksuvad ja ma arvan, et kõik erakonnad mõnes mõttes nagu katsetavad teatud sõnumeid, teatud nii-öelda positsioone, muid asju, et ütleme nii, et Reformierakonnal nüüd küll mingit suurt sündmust ei olnud, aga kui me vaatame praktiliselt iga nädal, keegi Reformierakonna poliitikutest tuleb mingi uitmõttega piltlikult öeldes, küll vanema hüvitist nagu tõsta mingeid muid asju, siis oli, mis seal see Tallinna linnavolikogu liige, tuletage nüüd mulle meelde Arras, mis tal oli ka mingi selline ettepanek, kas oli see vanema palga või vanema hüvitise tõstmine teatud protsendi võrra? Ja, mingid asjad või oli see äkki see tulumaksuvabastus mingi emadele või umbes midagi sellist. Emadele iga lapse pealt. Et nagu kogu aeg nagu testivad selliseid asju. Aga kui sa minu otsa vaatasid, küsisid sotsidelt, siis mulle, mõnes mõttes mulle tundub, et see, mida Lauri nagu ütles siiralt, et sotsiaaldemokraadid lähevad valimistele vastu nii-öelda tugevamana kui kunagi varem, et ma arvan, seal on nagu terake tõtt, et nad on saanud täna tegelikult rahulikult opositsioonis olla, nad ei ole pidanud nagu valitsusvastutust kandma, nende sõnumist meeldivad või mitte mulle, nad on vasakpoolsed, nad on selged, olukorras, kus Reformierakond üritab trügida ka nii-öelda sotsidest veel sotsimaks või nii-öelda vasakpoolsemaks, ei ole üldse usutavad, et mina arvan, et sotsid teevad täiesti korraliku valimistulemusele. Aga kas on siis rahulolu märke esimehega, et Lauri Läänemetsa vastas ei olnud ühtegi ka sellist kandidaati, kes esimeheks oleks kandideerinud? Või see lihtsalt ongi nii, et nad tunnevad ennast praegu tugevana ja ei olegi vaja hakata sellist sisemist võitlust propageerima? Üldine loogika on ikkagi see, et kui erakonnal läheb hästi, siis juhti kõigutama ei minda, eks ole, sest see võib tuua nagu suuri muutusi ühes suunas, teises suunas, aga keegi kunagi ei oska täpselt ette aimata, et kui Jüri Ratas ei olnud enam Keskerakonna esimees, eks ole, oli
võistlus kas Tanel Kiik või Mihhail Kõlvart, ega siis paljud ei osanud arvata, kuhu poole nüüd see erakonna reiting hakkab nagu minema, kas hakkab veel rohkem alla minema, aga need hakkas hoopis rohkem kõvasti üles minema, et need on alati sellised riskantsed sammud ja üldine loogika, kui erakonnal läheb suht niimoodi kas siis stabiilselt või kergelt tõusvas joones, et ollakse üldiselt rahul, et ega sotsid ei ole ju nagu üldiselt olnud väga kõrge populaarsusega erakond, on olnud mingi perioodi seal Sven Mikseri ajal mingi hetke nii. Aga huvitav jah, ja teine kriitiline hetk erakondadel on alati see, kui langetakse valitsusest välja. Et siis võidakse neid käsitleda mingi tohutu kaotajana ja võib see nagu väga alla käia ja Reformierakond ju asus väga nagu ründama ja kõik oma patud siis lükati mõneteks ajaks. Me oleme rääkinud, Reformierakond kogu aeg otsib, kelle kaela kõik oma jamad kogu aeg. Küll on üks süüd ja teine süüd ja kolmas süüd ja siis vahepeal oli kõigest süüd ja olid sotsid. Aga näete, see nagu ei mõjunud niimoodi, et pigem no tegelikult ka see, et milles siis Michal sotse süüdistas selleks, et nad olid sotsid. Et nad olid liiga vasakpoolsed, et Michal ise tegi need otsused koos sotsidega, siis pärast just hoiama näed vasakpoolsed, et see pigem nagu mõjus sotsidele hästi, seal Läänemetsal endal on, nagu me oleme arutanud mingid natuke küsimused, et kuidas ta isiklikult välja veab, aga erakonnal on hea seis ja tugev seis ja miks siis minna vahetama, et ei ole mõtet. No aga liider, jah. Selles mõttes ega kõik need sellised sisevalimised, muud asjad, et eks erakond tunnetab selles mõttes ka mingit sellist, ma ei ütle, et see nagu risk on, aga iga selline sisetüli, see ju mõnes mõttes sööb ka nagu usaldusväärsust, et väljapoole seda peaksid ikka näitama, et erakond seisab ühtsete väärtuste kõikide muude asjade eest, et Eesti 200 eelmine üldkogu ju Terras kandideeris ka esimeheks, et ega seal ma ei näinud, et sealt mingit väga plussi tuleb. Aga ometigi sellest ju räägiti, et äkki aitaks erakonna esimehe vahetamine. Sest räägiti väga pikalt. Jaa, aga see eeldaks kelle vastu siis on alati küsimus. See ühelt poolt see olemasolev esimees kindlasti tunneb, et pannakse ka tema otsused või uue juhatuse otsused poliitika kahtluse alla ja teine asi, kui keegi tuleb, ei peaks tulema lihtsalt vastu kandideerima, vaid tal peaks olema ikkagi mingi idee, positiivne programm, kõik nagu selles mõttes see, et parempoolsetel on ka tegelikult ju augustis või septembris, millal meil see suurkogu on tulemas, et või üldkogu vist või? Augustis jah. Et loomulikult kui läheb nagu tõusvas joones, nagu seni on kergelt vaikselt läinud, kas siis stabiilselt või pigem paremaks, siis üldiselt ei ole seda meeleolu, et minna esimest vahetama. Aga Isamaa, kuidas ja mis mulje jättis seal? Volikogu seal, nii kõik, ka Urmas Reinsalu pidas seal sütitava kõne taas olukorrast riigis nii-öelda kokkuvõtvalt. aga millised muljed nemad jätsid? Isamaa on nüüd hea näide sellest, eks ole, et seal sees võib olla ükskõik kui suur rahulolematus. Aga Reinsalu praegu nii kõrge reitingu juures on selge, et mitte keegi ei lähe Reinsalu positsiooni erakonna esimehena kõigutama, eks ole. Erakonnal läheb hästi, et peaks olema hullumeelsus minema praegu, eks ole, Reinsalu välja vahetama. Hea näide, kelle peal kirjeldada, et see on selge, et nad ei tee seda. Isegi kui seal mõni, ma ei tea, mingil põhjusel teda ei toeta, siis ollakse täiesti vagurad ja tal on tohutu autoriteet hetkel erakonnas, seda aru saada. Aga mis oli huvitav, kui Reinsalu kõnest rääkida, mis oli minu arust selline kumas läbi, oli see, et Reinsalu ja Läänemets rääkisid kuidagi ühes rütmis, et vist Miksalu Postimehest tõi sellega välja, et kuidagi nad mõlemad rääkisid sellist Reformierakonna vabast valitsemisest, mis nüüd saab. Ja mulle tunne, et seal on toimunud mingeid, natuke ka mõne isamaalasega rääkides, mulle tundub, et seal toimub mingi, nüüd vaadates need sotside sõnumeid, et seal toimub mingi koostöö, et nad omavahel nagu kuidagi arutavad. Ja mis on huvitav, et mõlemad erakonnad, kes on ka flirtinud igasuguste selliste kultuurisõja selliste teemadega, selliste nii-öelda väärtuskonfliktide teemadega. Mõlemad erakonnad kinnitavad, et nemad ei taha kultuurisõda valimiskampaanias. See on nagu väga huvitav, et kui seni on nagu, selge, et see Eesti 200 ütleb selgelt välja, nemad tahavad kultuurisõda, tahavad kohe nagu tüli noorida käima tõmmata jälle mingi eutanaasia või ükskõik millise teema pealt sellist mingid moraalsete väärtuste pealt konflikti tekitada,
siis huvitav, nii sotsid kui Isamaa ütlevad hetkel, et nemad tahavad sellest distantseeruda, et nemad tahavad rääkida inimeste toimetulekust, sellest maailmast, nad ei ole huvitatud, et see konflikt läheks mujale. Ja tundub, et nad on omavahel seda ka kooskõlastanud. Et see oli põnev jälgida. Igal juhul põlevad ajad ees ootamas, selles mõttes erakonnad mobiliseeruvad ja nagu siin me juba kuuleme, teevad ühiseid plaane tulevikuks. No vaevalt nad nüüd midagi lõppkokku leppivad, aga valmistavad ka pinnast, et nad saaksid ka ühes koalitsioonis olla. Aga eks seda pinnast ju, üks asi on see, mida seal üldkogudel nii-öelda kõnepuldist räägitakse, kui me vaatame ka näiteks Tallinna reaalpoliitikat, siis ütleme ka Isamaa nii-öelda elluviidav poliitika, isegi ma saan aru teinekord nagu sotsid nagu küsivad, et kuulge, et kas te nüüd nagu liiga vasakpoolseks ei lähe umbes. Et selles mõttes on neil ühisosa on ju päris suur, et kui Siim rääkis ka toimetulekust, siis et kui varasemal ajal parempoolsed erakonnad ei rääkinud väga nagu toimetulekust, siis nüüd nad räägivad ja teine asi see, ega need lahendused on põhimõtteliselt samamoodi ju rohkem või kuidas see hea ütlus oli, et üha kasvavate vajaduste üha täiuslikum rahuldamine on ju ja samal ajal ja samal ajal umbes, et sotsid võib-olla räägivad sul maksutõusudest, Isamaa nagu siis nagu jutt lõpeb, et kus raha tuleb, Aga kas see ei ole ka mitte Isamaa järele andmine, sest tegelikult ju nüüd viimased otsused, mis Tallinna linnaski on tehtud, kus juures ju Isamaa on ju pundis sees, linnavalitsemise juures eesti keelele üleminek on pidurile pandud 20 vene õppekeelega põhikoolis, ehk siis tegelikult antud ikkagi võimalus. Isamaa on ju kogu aeg seda trummi tagunud, et eesti keelele üleminek, see on meie põhitees ja seda tuleb teha vahendeid valimata. Täna antakse siin taas jälle natukene järele ja Tallinn seda ka siis uuest õppeaastast ju võimaldab. Eks see on, et see nii, et üks asi on see, mis räägitakse nagu enne. Üks põhjus on, ma segan siin korraks, katkestan siin korra, üks põhjus on lihtsalt ei ole õpetajaid. Et see on nagu üks põhjus. Et kindlasti õpetajate palk see Tallinnas põhjuseks ei tohiks olla. Ei ole jah, et kui me ikkagi 20 aastat oleme sellest rääkinud, siis oleks olnud aega seda mõnes mõttes nagu teha küll ja küll, aga lihtsalt tulles nüüd eelmise linnavalitsuse moodustamise juurde, kui see nelikliit oli, siis minu arust hästi märgiline oli see, et kui Isamaa on samamoodi rääkinud hirmsasti selle tasuta ühistranspordi vastu, et see on ajast ja arust ja nii ja naa, ja siis kui olid need nelikliidu läbirääkimised, siis ju otsustati, et tasuta ühistransport jääb. Ja mäletan hästi, see oli mingi kas see oli televisiooni intervjuu, oli erakonna aseesimehe ja tulevase abilinnapea Riina Solmani käest küsiti, et kuulge, et te olete siiamaani ju ühistranspordi vastu olnud, et mis siis nüüd juhtus? Just umbes nii, ja siis ta kuidagi ütleski, et nojah, aga me oleme inimeste käest ju küsinud, et inimestele ju meeldib see ja kuidas me nüüd läheme ära võtma seda, mis nagu meeldib. Ja ma arvan, et see ongi see mõtteviisi muutus, see mõtteviisi muutus, see on puhas populism on see, küsime inimestelt, mis neile meeldib ja siis lubame seda, ja see on natukene nagu sama ja ma arvan, et see eestikeelsele õppele üleminek on nagu samamoodi, et sõnades on ju hea rääkida, aga poliitika ikkagi eeldab selles mõttes tegusid, julgust, ka vastutust. See on mõnes mõttes nagu sõnum mitte ainult hariduses, ma arvan, see on ka sõnum edaspidi, et kui Isamaa täna räägib sellest, et riiki tuleb kokku tõmmata, majandust tuleb korda teha, siis Tallinn ei anna minul isiklikult küll seda usku, et seal midagi väga juhtuks. Tõele auandest tuleb öelda, et Tallinn teeb ikkagi selle seaduses ette nähtud selle vajaliku ära, et need klassid, mis seaduse järgi minimaalselt peavad minema üle eesti keelele, need lähevad ja selle nad lubavad tagada. Aga just tuli uudis, et Kohtla-Järvel ühe kooli hoolekogu otsustas üle minna nagu kiirendatud korras eesti keelele, kiiremas tempos kui seadus ette näeb, et ka 7. klass läheb üle eestikeelsele õppele. Ja Tallinnas abilinnapea Andrei Kante kogu aeg räägib, kogu aeg on tal kõik puudu, küll on tal raha puudu, siis on tal õpetajad puudu, siis on tal metoodikat puudu, siis on tal mingid materjalid puudu ja kõik on nagu puudu. Minu küsimus on, aga kuidas siis Tartus on läinud koolid üle eesti keelele, kuidas Kohtla-Järvel saab minna, järelikult neil on mingi metoodika siis.
et mina ei saa sellest aru, et kuidas siis Tallinnas ei ole mitte, kuidas siis Andrei Kante ei suuda kuskilt seda metoodikat üles leida, mille Kohtla-Järve kool üles leiab. Kas on iga kool? Mingi tahte, ma ei ütle, ilmselt seal 20 kooli hulgas ongi see, kus lihtsalt nad ei suuda, lihtsalt võimekas. Aga võib-olla ikkagi ühe või kaks oleks äkki suutnud. Aga siis tuleks aus tunnistada, et sõbrad, me tõesti ei suuda seda praegu teha ja aga vaadatakse nagu riigi kaela, et meil pole mingid metoodikad. Kogu aeg käib mingi metoodika jutt, aga kuidas siis teised koolid üle lähevad? Ma ei tea, Andres, oskad seda kommenteerida? Kuidas see metoodika? See ei ole ju iga kooli enda välja töötada. Anna andeks, kui ma nüüd eksin, aga see on ju üldine mingisugune programm, ei ole või? No eks neid muutusi viivad ellu ikkagi inimesed, et ega siin ja kui sa ei suuda, eks sa siis lõpuks poedki selle taha, et küll ei ole metoodikat, küll ei ole raha, et minu arust viimastel aastatel nii-öelda eestikeelse õppe nii-öelda arengule, üleminekule on pandud ju meeletuid summasid, et jah, ka Tallinna linn ise paneb tegelikult raha juurde, tuleb tunnistada. Aga eks see natuke on ikkagi selles, ütleme ka koolipidajast kinni, et kui ikkagi koolipidaja on nii-öelda järjekindel, nõuab kõiki muid asju, et aitab, ka toetab, mitte ainult see, et ma nagu nõuan, teen nagu ettekirjutusi, aga tulengi nagu heas mõttes nagu appi, et kuule, et kus ma saan aidata, millega ma saan aidata, kas on raha veel juurde vaja, muid asju, küll ta oleks nagu ellu viidud. 2019. aastal läksid suusad risti EKRE erakonna sees, kus Tartu piirkonna esimees Indrek Särk siis otsustas, et ei koos ei ole enam võimalik edasi liikuda, alustas kohtuprotsessi, pikk kohtuprotsess 6 aastat, väga palju raisatud vahendeid sellele ka Indrek Särja enda poolt, ka EKRE poolt ja siis jõuti lõpuks sellisele tõdemusele, et EKRE tehtud otsused sellest aastast on õigustühised, sealhulgas ka Mart Helme valimine erakonna esimeheks. Ma üritasin kõik sellest uudisest, see oli väga naljakas, ma üritasin sellest uudisest nagu välja lugeda seda või sellest kohtu seisukohast, et mis siis nüüd muutub. Et kas seal midagi nagu ennistatakse või midagi muud selline nagu nii-öelda oluline mingi nihe toimub, aga sealt ma seda välja ei lugenud, pigem lugesin seda välja, et EKRE-le ehk siis erakonnal on kohustus katta õigusabikulud, Indrek Särgi õigusabikulud, enda omadega vaadake ise, kuidas hakkama saate. Indrek Särg väidab, et põhimõtteliselt oli see selline ristiretk juhatuse vastu, aga tegelikult on see suhteliselt ikkagi omapärane, et selliseid asju, ei tea. Ei ole nagu kogenud, aga mis seletus siin siis sellele võiks nagu olla, et miks sellised asjad siis on nagu aset leidmas ja tegelikult minu jaoks nagu mingisugust resultaati sellest ei ole kohtu käimises. On Indrek Särk tõestas, et temaga käituti valesti, eks ole. See on ainuke, jah. Juhtkond käitus nii, et rikkus ka nende omi reegleid, eks ole, et igal erakonnal on oma põhikiri, iga erakonna põhikirjaga saate erakonna kodulehel tutvuda, kes soovib ja nende reeglite vastu eksiti ja seal on veel eksimisi olnud, nagu oli juttu sellest, et mis näitab ka perekond Helmede sellist lihtsalt käitumiskultuuri, et erakonna põhikirjas on punkt, eks ole, et ei saa olla erakonnas kriminaalkaristusega inimene ja siis nad rahulikult lasevad valida selle erakonna juhatusse inimese, kes kriminaalkorras karistatud, kuigi põhikiri seda välistab. Aga nemad valivad. Et nad lihtsalt näitab, et ka isegi need reeglid muuda siis see põhikiri ära oma seal üldkoosolekul hääled, kui sul hääled koos on, aga isegi seda ei viitsita teha, et lihtsalt jõuga sõidetakse üle. Aga jah, see juhtum, mis see taust on, eks ole see, et Indrek Särg tal oli kõige rohkem hääli seal Tartu piirkonnas, tuhtis Tartu piirkonda ja see ei mahtud hinge perekond Helmedele ja siis arvati ta välja ja võeti talt õigus ära ja mis väga tähtis, et millised delegaadid siis saadeti Tartu piirkonnast erakonna üldkogule. Ja siin tuleme selle üldkogude teemade tagasi, et kui ma enne mainisin, et kahel erakonnal on nii, et interneti teel kõik liikmed saavad osaleda juhtkonna valimises, need on parempoolsed ja Reformierakond, siis üldiselt teistel on esiteks kõigil nii, et pead kohale tulema,
aga siis osadel erakondadel Eestis on ka veel selline süsteem, et on delegaatide süsteem, et ei ole nii, et sa oled erakonna liige ja tuled üldkogule kohale ja hääletad, kes hakkavad erakonda juhtima, et vaid on delegaatide süsteem ja piirkondades määratakse delegaadid. Selline süsteem kehtib täna minu teada kahes erakonnas on Keskerakond, kus käib see delegaatide mäng ja teine on EKRE. Ja mõlemas on sellega probleemid. Muide, kunagi oli sarnane süsteem ka Isamaas, ammu, aga siis nad loobusid sellest, sest see küsimus on alati seal see, et kes määrab delegaadid? Ja kuidas need delegaadid tekivad seal selles piirkonnas koha peal? Ja Keskerakonnas käib alati on teada see võitlus, et millised delegaadid tulevad Narvast ja millised tulevad Valgast ja siis see mäng käib juba seal, et see inimestel ei olegi nagu võimalik seda vaba tahet ja kui nüüd EKRE juhtkonnal hakkas see olukord kontrolli alt väljuma, et Tartust hakkasid nii-öelda valed kandidaadid tulema sinna või valed delegaadid tulema sinna hääletama ja siis lihtsalt tuli ära koristada, et nad ei jõuaks sinna üldkogule ja sealt hakkas see mäng pihta, eks ole, et niimoodi kontrollitakse siis tegelikult valimistulemust ja muidugi on see demokraatia seisukohast oluline, sest meil Eestis seda parlamentaarset demokraatiat, esindusdemokraatiat teostavad ju ikkagi erakonnad ja kui erakonnas endas sees see asi on nagu ebademokraatlik, siis ei ole ka valitsemine demokraatlik kokkuvõttes. Ja seal oli huvitav, kuidas jälgida kõik need nimed, kes selles võitluses seotud olid, et kelle vastu siis Indrek Särg võitles, olid Jaak Valge ja siis Ruuben Kaalep, kes on ka erakonnast lahkunud ja siis seal kuskil valiti Jaak Madisson, kes on ka lahkunud ja ühesõnaga kogu see seltskond, et kui vaatad, siis kõik võitlevad ja siis on kõik lõpuks läinud või välja visatud ja allperekond Helme istubki seal rõõmsalt. No aga EKRE-l tegelikult on praegu keerulised ajad, tuleb tõdeda ju, ega siin selline selge ideede puudus on. Ainukene, kus praegu Martin Helme erakonna esimees siis poliitilist profiiti lõikab Orbani valimiskampaanias kuskilt Ungaris ja enne seda kuskil Ameerika Ühendriikidega senati juures seal mingitel kokkusaamistel. Eesti sees on täielik vaikus. Aga see on, kas see on selline väike ohumärk, et tõepoolest ei osata nagu midagi teha, ei osata nagu millegile vajutada? No toimuvad, tuur toimub, käiakse kohtumas, kohalikes rahvamajades käivad Helmed kohtuvad oma toetajatega, kuldavasti pidid ikka rahvas kohale. See on 2 inimest ja kõik ju. On või? No hea küll, aga nemad on seal, no hea küll võib-olla koha peal võib-olla selles samas piirkonnas tulevad ka ärksamad sinna, aga nemad on ju ikkagi rambi valguses seal ainult. No seda küll ja muidugi jälle selles mõttes, et nemad esinevad ikka Helmed ja ei keegi muu, aga jah, nad ikkagi sellist suhtlust üritavad tekitada, aga mingi ideede puudus neil selgelt on, et see, kuidas Martin Helme nimetas Viktor Orbanit tõeliseks kangelaseks ja oma inspiratsiooniks ja see lihtsalt masendav ausalt öeldes, Ma küsisin korra üle, et kas sa ütlesid seda, et ärksamad inimesed tulevad EKRE juhtidega kohtuma või? Kuulsin ma õigesti või? Ärksamad valijad EKRE valijad. Sest millegipärast selle Orbani jutu juurde tagasi tulles, millegipärast mul on selline kuri kahtlus. See on tegelikult just sisetunde pealt, andke mulle andeks, aga see Orbani poliitika kuidagi ei usu mina väga, et läheb Eesti EKRE valijale korda. Et see, mida nagu seal etendatakse. Ilmselt järjest vähem, mida suurem on see julgeolek. On, et sellest Orbanist on maalitud natukene hoopis selline teistsugune kuju meil siin ütleme poliitilisel taustal, kui tegelikult meie EKRE valija näha tahaks. Meie EKRE valija on ikkagi väga Eesti keskne ja Eesti meelne valija, mulle tundub vähemasti. Ma ei tea, ega me ju ei näe nii-öelda erakondade sisse ega teiste inimeste pähe, aga kui me vaatame seda tegelikult, mis ka maailmas toimub, võtame Trumpi, kes nagu põhimõtteliselt iga päev midagi mässab, midagi ütleb, on ju, siis ma julgen arvata, et ega EKRE valija on ka tegelikult oma olemuselt mässa ja ta tahab näha ikkagi mingit vastuseismist, kellegile vastu nina andmist, on ju, ja kui sa ütled, et EKRE-l tegelikult sees riigis enam mingid ideid ei ole, siis nii-öelda ka kuskil väikselt või ma ei tea, Trumpi pildi kõrval seistes, see on äkki mingi ülekõrs, et
mina nagu eeldaks, et EKRE räägiks näiteks, ma ei tea, põllumajandustoetuste tõstmisest või mingid sellised, nad võiksid mingi, ma ei taha nüüd konkurentidele liiga palju häid mõtteid anna ette muidugi ideid. aga nagu poliittehnoloogiliselt mõeldes, et tule nagu kõneta kuidagi inimesi, et eks mõnele meeldib see venemeelsus ka, aga palju neid ei saa olla Eesti valijate hulgas. Aga tundub siiski, et võib-olla nad ei ole veel põõsasse visanud kindlasti, et siin küll see paukuma hakkab ühel hetkel, vaadatakse, kuidas Ungaris asjad lähevad ja sealt pealt tehakse juba. See on huvitav jah, Ungari valimistulemus on meil varsti teada ja siis on huvitav, kuidas see ka EKRE-t mõjutab. Aga võib täiesti ka mõjutada nagu EKRE toetust isegi selline asi, kas Orban võidab või ei võida, et selles mõttes, et kas ta on nagu võitjate poolel või on ta nüüd kaotajate poolel. Kusjuures huvitav on see, et ma küll sellise nii-öelda vasaku silmaga olen natuke jälginud siin viimastel kuudel ka ütleme erakondade nii-öelda liikmete nii-öelda tõusu ja kasvamist, et ilmselgelt on näha, et Isamaa liikmete arv kasvab, ka parempoolsete oma on sujuvalt kasvab, aga täiesti, ma ei ütleks, et müstiline, aga näiteks just rahvuslaste ja konservatiivide liikmete arv on nagu pidevas kasvus olnud viimastel. Kasvus, see on väga... Minu arust pidevalt tõuseb, samas EKRE oma jälle langeb. Seal 500 juures ikkagi, nad hoiavad lihtsalt seal üle 500, et nad välja ei sureks, aga EKRE langeb, jah. Aga võtame Reformierakonna ette ja võtame ühe teise valdkonna koha pealt. Me Reformierakonnast oleme siin natukene mööda minnes ka maininud, aga lõppev nädal oli ka üks selline, kus Reformierakonna ütleme ikkagi tippliige Liina Kersna, endine ka haridusminister, tuli välja siis kurva tõdemusega, mis puudutab meie kõrghariduse tulevikku. Nimelt, et riigi sees on tehtud selline otsus, riigi eelarve strateegias on tehtud selline otsus, et kõrghariduse tegevustoetust vähendatakse, aga tegelikult kõik numbrid näitavad seda, et üliõpilaste arv meil järjest hakkab kasvama. Ülikoolid ise on väitnud seda, et see võiks aastas olla kuskil 1000 üliõpilast, aga mida me tahame? Me tahame haritud, tugevat riiki. See tähendab seda, et mingisugused numbrid on kuskil keegi valesti pannud. Kui me võtame toetust maha, aga üliõpilasi potentsiaalis tuleks juurde, see on ju tagurlik. See on tagasikäik. Kus ma alustan? Alusta algusest. Täitsa algusest, et siin tegelikult eelmine aasta oli ka parempoolsetel oli nii-öelda haridusteemaline majandustund oli, kus meil osalesid seal ütleme Kutsekoja juht ja Tööandjate Keskliidu juht ja akadeemik Aaviksoo. Et mida sealt ju tõdeti, mis sealt välja käis, et Eesti haridussüsteem ja majandus ei käi tegelikult juba pikka aega nii-öelda ühte jalga. Ja kui me vaatame seda, et mis toimub nagu tööjõuturul, siis Eesti paistab silma sellega, et ülikooli haridusega inimesed, praktiliselt Euroopas tipus, teevad tööd, milleks ei ole vaja üldse nagu kõrgharidust. Ja mõned nädalad tagasi ma ju Äripäevas kirjutasin ka arvamusloo pealkirjaga, et kes vastutab kõrgharitud töötute noorte eest, on ju. Et ajendiks oligi see, et Riigikogu kultuurikomisjon siin mõned nädalad tagasi võttis samuti seisukoha, et kuna gümnaasiumit lõpetab üha rohkem noori, et me peaksime hakkama ülikoolis neid uusi õppekohti nagu looma. Et mina pigem ütlesin seda, et pigem me võiks täna vaadata rohkem rakenduskõrghariduse, kutsehariduse kuskile sinna poole, et kus meil nagu tööjõupuudust karjub täiesti. Et Liina Kersna, ma saan aru, pigem ta räägib nagu ülikoolide poole ja nüüd ja ma nagu selles mõttes küsiski just seda, et kui meil on nii palju, ütleme selles mõttes nii-öelda ülikooli haridusega inimesi, kellel ei ole erialast tööd ja rakendust, et kui palju me peaksime neid tegelikult juurde tootma. Sest ülikooli haridus on väga-väga kallis haridus, et siin mingid erialad lähevad ma katkestan, okay. Ta toob siin just nagu arstid ja õpetajad sisse, et just see pool. Tema seisukoht on see, et igal inimesel võiks põhimõtteliselt Eestis kõrgharidus olla. Vaat kui tore oleks. Tema seisukoht on selge see. Selles mõttes ma saan sellest seisukohast aru lihtsalt ühel hetkel, et kui kalliks see haridussüsteem läheb, et kui me vaatame nagu arenenud riiki, ma ei tea, Saksamaid ja muid selliseid, seal ei ole nii palju nagu ülikooli haridust, Pluss see, et siin hiljuti ka meie erakonna esimees Lavly Perling kirjutas samamoodi, et kui palju Eesti jaksab üldse neid ülikoole ülal pidada.
et meil on võrreldes, ütleme, Rootsi, Soome, Norraga nii-öelda 1 miljoni elaniku kohta umbes 2-3 korda vähem ülikoole kui seal on ju. Et meil on tegelikult mõnes mõttes nagu üledimensioneeritud. Vähem, rohkem siis. Jah, selles mõttes, et aga noh, selles mõttes nagu tagasi minnes, et nagu kes siis meil seda Eestit juhtinud on? Minu arust on alates 2021. aastast on Reformierakonna käes nii-öelda peaminister, kõik olulised otsustuskohad. See, et täna jõuavad nii-öelda suured põlvkonnad lõpetavad gümnaasiume, see ei saanud tulla ju ei eila ega üleeila, et nüüd, aga see on natukene minu arust see sama asi, et noh, Liina oli kuidagi veel, ta kirjutas ka, et umbes, et valitsus vastutab ja miks valitsus midagi teinud ei ole, noh, ütleme, valitsus juhib küll tema enda erakond, kui nii võtta on ju, et äkki on natukene ka katse jälle veeretada oma selline tegemata jätmine nii-öelda uppuva Eesti 200 taskusse, et näed. No, ma arvan, et seal on see Reformierakonna see üldine seis, millest palju räägitakse ka, et ilmselgelt neil tipp-poliitikas jääb kohti kõvasti vähemaks. Ja siis on nagu küsimus, et aga osad ikkagi jäävad, Reformierakond, tugev erakond, selge, et ka järgmises Riigikogus on neil korralik esindus saab olema. Aga kes need siis on, et kes siis ukse taha jäävad ja kes sisse saavad ja nüüd vaatan selgelt, on näha Reformierakonnas poliitikud, kes siis selgelt üritavad pildis olla, aga üritavad ka pildis olla pigem sellisest oma erakonnast nagu distantseerumisega, või ütleme sellisest Michalist, ebapopulaarsest Michalist distantseerumisega. Mingil määral ka Võrklaev näiteks ajab mingit oma joont, et see valitsus, see on nii, aga mina siin nii, et püüavad nagu mängida, et tekib erakonna sees nagu järjest tihenev ja süvenev väga tihe konkurents. Ja siis paljud defineerivad seda niiviisi, et ma pean olema võimalikult kaugemal näitama ennast sellest ebapopulaarsest, sellest Reformierakonna juhtkonnast. Kersna on sellest tüüpiline näide, kuidas ta peab teha näo, et kes need pahad seal valitsuses on, kuigi need on tema oma erakonnakaaslased, kellega ta seal üle päeva praktiliselt istub ühe laua taga ja arutab koos asju, aga vaata, mis pahasid otsuseid seal teevad ja rumalaid otsuseid ja tõesti, ma ei saa ka aru, nagu Andres ütleb, et mina ei saa aru, sa näed aastaid ette, sul on aastaid ette näha, palju sul on aasta käigus lapsi, õpilasi, noori. See on ju täiesti... Ma tea, kuidas see saab alati üllatusena tulla, et kuidas gümnaasiumi kohti jätku kusagil ja kuidas siis kõrgkooli kohti, et see kuidas... Aga jah, see, et vaadake, kuidas reformierakondlased ennast positsioneerivad. Ja siis on mõni üksik, kes mõtleb, et kui ta nüüd ülilojaalne sellele juhile, et küll siis tema saab ka hea koha seal nimekirja, see Õnne Villak on selle klassikaline näide. Et kui sa ikka täie rauaga oled igas asendis juhi selja taga, siis küll see juht su sisse veab. No jah. Sama, Siim ütleski, et praegu me räägime nii-öelda ülikoolidest, aga sama oli ju põhimõtteliselt aasta-poolteist tagasi oli selle nii-öelda õppimiskohustusega, et kus suure uraaga pandi kohustused kuni 18 aastani pead õppima, no ja siis sa lööd need põhikooli lõpetajad nii-öelda kokku, loed gümnaasiumi kohad kokku, loed kutsekoolide kohad kokku, seal ei olegi üldse nii palju neid kohti, kuhu need inimesed peaks ikka ära mahtuma ja siis on meile omavalitsustele pandud nii-öelda kohustus, igasugused programmid, mingid noored, muud asjad, et nüüd hakkake neile õppekohti otsima, ja kõige, ma ei tea, drastilisem näide on umbes see, et laps lõpetab põhikooli, kuskil ei õpi, ja siis meie haridusspetsialist umbes helistab kuskile Räpina aiandustehnikumi, et kuule, et teil on mingi vaba koht, et ma nüüd suunaks selle Saue valla lapse teile sinna, Kas niimoodi käib asi või? Sa pead leidma selle õppekoha, ja siis me umbes vaidleme, et kes siis transpordi eest maksab ja kes siis elamiskulude eest maksab, ja kui laps ei õpi, siis vaadatakse ikkagi omavalitsuse otsa, et kuule, et teie laps, miks ta ei ole kuskil kooli nimekirjas, Aga sellega me tegeleme seal. See on reaalsus. Sa mõtled, et tahaks nagu kunagi nagu Kaja Kallas öelda, et tahaks valda juhtida, aga kogu aeg on üks probleem ajab teist taga. Aga Riigikogu tahavad ka paljud head inimesed juhtida. Ja tegelikult ega siin rohkem midagi ei olegi, kui üks selline tõsine kandidaat ju Riigikogu eesseisusele oli, Riigikogu esimehe kohale. Ja see valimine viidi ka läbi ja viidi, ütleme siis, suhteliselt võib-olla tundub väliselt, et libedalt. Aga tegelikult, kui me siin hakkame vaatama, ega siin esimehe kohale ei saanudki teistmoodi. Lauri Hussar tuli tagasi valida. Sikkut ka ikka kandideeris. Ja Sikkut ka, ja vot, ja. Ma siin tahtsingi jõuda, et Riina Sikkut seal kandideeris ka.
olid veel siis Toomas Kivimägi, Arvo Aller pundis aseesimeste kohtadele ja siis opositsioon oli ka siis, nagu sa ütlesid, Riina Sikkuti seal välja toonud. No läks nii, et Hussar võttis 51 häält, Toomas Kivimägi 55, Arvo Aller, kes siis EKRE B-s on 40, nemad siis said esimehe koha ja Riina Sikkut sai 41 häält. Kuigi seal oli enne valimisi ikkagi suhteliselt selline nagu ärev olukord, Keskerakond seal veel väga täpselt ei osanud ennast positsioneerida, mida tehakse ja kuidas ollakse. Aga selline väga siukene, ütleme siis, etteaimatav, aga kui need hääli siin nüüd vaadata, siis need hääled on kuidagi proportsioonist väljas, et Hussaril 51 ja Kivimäel 55, see on iga eraldi personaalne valimine, aga kuidagi nagu ei ole nagu, ütleme siis, ei ole nagu rõõmustav see tulemus kuidagi vaadates niimoodi. Ja ilmselt seal mõjutab ka eriti aknaalused, kes seal kuidagi vaatavad, kuidas nemad nagu hääletavad. Panen poolt või pane poolt, et eks seal määrab ka selline isiklik sümpaatia või see, kuidas Riigikogu liikmete hinnangul Riigikogu esimees või aseesimees oma tööga hakkama saab. Ja nii palju kui mina olen ka jälginud, Kivimägi juhatab neid istungeid hästi. Väga hästi juhatab, väga hästi, mina olen ka nõus, ma olen jälginud. Ja Hussar on üldse nagu sellise Riigikogu esimees ikka tähtis esindusisik, kõrge ametiisik Eesti riigis ja Hussar selgelt nagu ei jäta sellist muljet, et ta nüüd väga hea selles ametis on. Et eks see ka peegeldub. Aga mis oli huvitav, et siis koalitsiooni järeldus oli, et koalitsioon on meil tugevam kui kunagi varem. Kunagi alles, eks ole, näete, püsib, kõik, näete siin mingid kahtlused, läheb kukub ümber, ei kukuda kuhugi, kõik on selja taga, kõik on lojaalsed, nii. Aga huvitaval kombel, mina sain sellist infot, et opositsioonis, vähemalt mõnes erakonnas arutati, et jumala pärast, et ei kukuks, et koalitsioon ei jääks vähemusse, et hoiame ikka olukorda, et Michal saaks ikka rõõmsalt peaministrina jätkata. Ja selle nimel ma ütlen isegi enam, isegi parempoolsetele saadeti signaal, et kui teie kedagi seal mõjutada saate seal Riigikogus, siis ikka nii võiks mõjutada, et see võim ikka püsiks, et see koalitsioon ikka püsiks, et jumala pärast ei tekiks olukord. Ja opositsioon osaliselt, vähemalt mõned erakonnad olid väga mures, et äkki juhtubki see lugu, et jäävadki vähemusse see valitsusliit. Et opositsioonil on sama mure, mis valitsusliidu. Kõik tahavad praegu, et see Michali valitsus ikka jätkaks ja et ta ikka enamus oleks, et ei tekiks ühtegi ettekäänet teha seal valitsuses mingit värskendust veel enne valimisi. Et see on ka selgelt opositsiooni suur huvi, et las nad seal istuvad ebapopulaarsetena, nagu nad on. Ja istume ja ootame ja las jääda kõik nagu on kuni Riigikogu valimisteni. Et see oli nagu väga huvitav. Et mina üldse ei välista või isegi ma usun, et seal nii-öelda koalitsiooni ridades on sellised, kuidas seal luuremaailmas öeldakse, sellised magavad agendid või et kes istuvad ja seda ole, nii nagu kõik vaja on, küll kui tuleb õige hetk, eks ole, küll sa siis meile üle tuled. Et tundub, et see seis veel praegu on selline. Ilmselt tundub, et siis ikkagi on vajalik nii-öelda olla opositsioonis lõpuni, võiduka lõpuni. Ja, et mingil juhul ei tekiks mingit segadust, et keegi saab mingi värskenduse, tuleb mingi jõulurahu valitsus või hoidku jumal selle eest, et keegi teine, ma räägin nüüd Riigikogu opositsiooni seisukohast, et veel Reformierakond hakkab kuidagi esimest vahetama või midagi, et neile väga sobib see olukord. Tuleb mõni uus selline silmapaistev inimene peaministriks ja võib tekkida olukord, et näed, tegelikult saab ikkagi, muutused on nagu võimalikud, et tõenäoliselt ma arvan, nii ühiskond kui ka opositsioon saavad aru, et Michal on Michal, et ega Michal selles mõttes ei muutu. Aga ma olen selles mõttes neid magavatest agentidest, ma arvan, Siimuga täitsa nõus, et piltlikult öeldes nii mõneski Riigikogu nii-öelda liikme kabinetis on kohver juba pakitud, et ühel hetkel, kui läheb ka, ma arvan, ega suured erakonnad hakkavad ju, ütleme siin juulis-augustis, kui mitte täna ei ole juba need sellised ringkondade nimekirjad põhimõtteliselt paigas, need esikolmikud nagu muud asjad, et kui võimalus tekib, see on nagu metsas metsa jahil käia, et kui korra näed, siis tuleb kohe nagu lasta, et kui sa jääd paremat aega ootama, siis ei pruugi enam nagu pihta saada,
et ja mina ennustan küll, et siin kuskil augustis-septembris hakkavad need jalad veel rohkem pärisema, et kes tahavad poliitikasse jääda, et noh. On hetkel aeg siis, kus keegi ei julge väga mingisuguseid kardinaalseid selliseid pöörde. Tundub, et keegi ei taha, et praegu valitsus muutuks. No. Aga noh, mõtlen, ütleme, me rääkisime Eesti 200-st nagu pikalt, et enne siin, et keegi nagu ei tee midagi või nii ja naa. Ma arvan, see on natukene nagu see Darwini oma, et Darwini teooria, et kui sa näed nagu ohtu, et siis sul on nagu põhimõtteliselt 2 või 3 võimalust. Kas sa hakkad vastu võitlema, kas sa jooksed minema või sa igaks juhuks tõmbad põõsasse, et äkki oht läheb mööda. Ma arvan, et praegu on enamus neist on nii-öelda põõsas ja vaatavad, et kas see on oht või ei ole, et kas ta sööb mind või söön mina teda, et noh, et aga see kindlasti varsti me näeme, ma arvan, lähikuudelna. Nii palju, et täna vist ju tuli info, et näiteks Reformierakonna fraktsioonist on ju volikogust lahkunud seal Maris Lauri ja Signe Riisalo ja nad lahkusid Tallinna linnavolikogu liikme kohalt, et vabastasid nagu need kohad siis nagu teistele. Ja selle käigu eesmärk võiks olla siis? Ma ei tea, kas lihtsalt anti võimalus siis teistele teha seal aktiivsemalt tööd volikogus, ma ei oska seda lõpuni hinnata, et võib-olla ise keskenduvad siis rohkem sellisele valimiskampaaniale või ma lõpuni aru ei saa, aga jah, nad kuidagi ühel ajal läksid ja otsustasid, et ilmselt üritavad siis nagu Riigikogu tasemel aktiivsemad olla. No üks asi on, et see Tallinna linnavolikogu töö, see võtab päris palju aega ja niimoodi, kui sa tahad süveneda seal nendes eelnõudes, see on päris suured mahud. No üks asi on jah, need poliitilised spinnid, aga teine on asi ikka, mis reaalselt meid siin ka õhust ähvardab ja siin selle lõppena nädala jooksul oli kindlasti väga olulisel kohal seesama drooni teema taas, et Ukraina ründab väga aktiivselt Leningradi oblasti piirkonda, Ust-Luga sadamat, Primorski sadamat ja need droonid lihtsalt paratamatult eksivad Eesti õhuruumi. Kuidas te vaatate siin kõrvalt, ütleme kiiresti veel võib-olla väikene kokkuvõte sellest, et kuidas meie riik on suutnud seda teemat viia, kommunikeerida inimesteni, siin on selle häireteavitussüsteemiga on erilised probleemid, nendest ei saa praegu täpselt keegi aru, kes saab, kes ei saa, kes saab neid nii palju ja mingisugusel valel alajal ja keegi tea, kes neid koostama peab ja kes neid välja saatma peab, et selle koha pealt on kindlasti asi veel äärmiselt nõrk. Aga noh, teine probleem on hakatud väga palju rääkima, kas siis Eesti on andnud oma loa oma õhuruumi kasutamiseks, noh, mida ma usun, et ei ole antud. Sama käib ka Leedu kohta, mida Venemaa väga palju ära kasutab, aga üldse kogu see asiotaaž ja kogu see tegevus selle ümber, mis mulje teile jätnud on? Võtame seda siis sellise hea, kuna tegemist on meile sõbraliku riigi droonidega, siis võtame seda sellise hea võimalusena õppusteks ka testida ja proovida, kuidas see ohuteavitus toimib ja mis seal kirjas siis täpselt on. Kriitika käigus tuleb välja, et muutke seda sõnastus üht või teist moodi, et mille eest siis varjuda või kuidas see oht üldse nagu inimene seda ohtu tuvastab siis või... Õnneks ta on olnud ikkagi suhteliselt kerged ohud, et nad ei ole ju, noh, ma ei tea praegu, kas mina ei ole kuulnud, keegi oleks öelnud, et nad oleks lõhkelaeng. Ma kindlasti ei usu, et Eesti on andnud mingit nõusolekut Ukrainale meie õhuruumi kaudu rünnata, et see oleks nagu väga nagu tugev samm ja selleks ei ole ka vajadust, et nad tulevad siit meie piiri lähedalt, lähevad niigi kenasti läbi, nagu me näeme, et saavad ilusti sinna Peterburi sadamatesse igal pool kohale ja põletavad seal maha ja hävitavad neid nafta ümbertöötlemise ja ümberlaadimise võimekusi, et see kõik toimib, et mis mulle natuke muret teeb, et meil on meil väga hea sõber Ukraina. Ukraina on väga tugeva propagandavõimekusega. Noh, infosõda on üks väga oluline osa sellest sõjast ja nad on selle väga tugevalt üles ehitanud. Ja paraku nad on defineerinud, et nende huvides on nagu kanda seda konflikti ka Ukrainast mujale, ja nad teevad väga, Ukraina propaganda töötab kogu aeg selles suunas, et näidata, et Eestis on nagu mitte ainult Eestis, aga teistes Balti riikides, üldse siin Vene piiri ääres, et ka teistes riikides on nagu reaalne sõjaoht, et kohe võib nagu käima minna. Sellega nad kahjustavad Eesti mainet, eks ole, kindlasti mingi majandusinvesteeringuid Eestisse peletavad eemale ja Ukraina teeb seda. Et minu arust, mis on, kui meie aitame riigina nii palju Ukrainat, siis ma arvan, et meie riigijuhtidel on ka see võimalus Ukrainale öelda, et kuulge,
pange suu kinni, lõpetage ära, et me ju saame aru, miks nad seda teevad, eks ole, aga te teete Eestile kahju, te teete kahju riigile, kes teid väga palju aitab. No, et seda ma võib-olla seda kuskil nurga taga salaja öeldakse, minust peaks seda selgemalt nagu välja ütlema. On sul mingisuguseid mõtted sellest jäänud ka? Noh, eks ega me lõpuni ei tea, nagu sa küsisid ka, et kes mida öelnud on, kes mida meelega teinud on või lubanud, noh, ega me lõpuni ei tea. Mõned inimesed teavad, mõned ei tea, noh, ütleme need, keda nagu mina loen, keda ma pean ka nagu mõnes mõttes arvamusliidriteks nendel alal, noh, on see siis Ilmar Raag, Rainer Saks või keegi teine, et minu arust meil nagu ühiskonnale võiks ikkagi anda sõnumi, et Eestis ei ole reaalset ohtu, et seda nagu ka inimeste selline stressi ja selline see lävend on tegelikult nii erinev, et ma tean ka inimesi, kes on täiesti nagu paanikasse läinud sellest, mina ise võtan seda nagu rahulikult ja ma nagu mõnes mõttes nagu usaldan ka, ütleme, juhte, et kui juba tõsiseks läheb, küll see info kuidagi edasi jõuab, et aga üle ei maksa nagu reageerida, ma arvan. No nii, head sõbrad, ja soovitan teilgi rahulikult võtta, aga üks kildkond, kes kindlasti stressi jääb veel siia pikaks ajaks, on poliitikud, sellepärast, et ju valimised on ukse ees ja nagu te tänase saate põhjal ka kuulsite, stressi ma usun, jätkub ka siia selle mikrofonide taha laua äärt päris pikaks ajaks veel. Kindlasti jagage meie saadet, kindlasti rääkige tuttavatele, et võiksite ka üle kuulata, vaadata, mis me oleme täna siin siis teile pakkumas. Üks asi, mida tahan veel teile meelde tuletada, et tahaks ikkagi veel kord üles kutsuda teid küsimusi meile saatma, et saaksime ka nendele vastata ja järgmine kordki ongi plaanis võib-olla rohkem puudutada ka neid mõtteid ja küsimusi, mida teie meile saatnud olete, mis toimub, et parempoolsed.ee elektronposti aadress võiks siis selline olla. Kõik head, ilusat aprillikuud ja minge õue, tehke rõõmsalt ka võib-olla kuskil maja ees midagi korda. Aprill on selline kuu, korrastatakse ja loodame, et oleme siin juba varsti tagasi, siis juba Tõnis Kons on ka meiega liitunud. Kõike head ja ilusat kevadet!